elu on näidanud, et kui proovitakse teha selliseid meediaväljaandeid, mis kirjutavad ainult positiivsetest asjadest, inimesed ei loe neid. Paraku on see niimoodi, et positiivsed uudised ei pane inimesi liikuma. Ja kui me püüame nagu aru saada, mis pärast meedia kirjutab nii palju negatiivsetest uudistest, siis meedia kirjutab negatiivsetest uudistest selle tõttu, et inimesed soovivad lugeda selliseid uudiseid. Ja nüüd siit tuleb kahtlemata küsimus, miks inimesed loevad negatiivseid uudiseid? Inimesed loevad negatiivseid uudised selleks, et taastada oma turvatunnet. Nad tahavad teada, kui kuskil on midagi juhtunud, kas ka nendega võib midagi taolist juhtuda või peaksid nad vältima mingid kohti, mingid olukordi, kas nad võiksid sellest midagi õppida, kas nad peaksid ohupiirkonnast väljuma, kas nad peaksid loobuma sellest või teisest kohast millegi ostmisest või veebist kuskilt millegi tellimisest. Ehk see on seotud inimese enese alalhoiu instinktiga, mis ütleb meile, pööra tähelepanu sinu ümber toimuvatele negatiivsetele sündmustele selleks, et sa oskaksid ise ennast hoida ja kauem elada. See on nii lihtne.